Tere kõigile, kes te olete siia tulnud ja võtnud selle aja. Kui 2021. aastal õiguskaitseorganitega koostöös EKRE osalusel olev valitsus kukutati, siis ei osanud me keegi arvata, et Eesti riigil hakkab nii halvasti minema ja meie inimestel veel halvemini. Aga sellest ajast kõik need aastad on toimunud üks Eesti lammutamine, perede lõhkumine, ühiskonna lõhestamine. Tükk-tüki kaupa on meie riiki hävitatud. Seda on teinud kõik Reformierakonna valitsuspartnerid, Keskerakond, Isamaa, sotsiaaldemokraadid ja viimased aastad siis Eesti 200. Kõik nad on olnud selles osalised. Minule isiklikult tundub, et kõikide nende maksutõusude, rohepöörde ja igasuguste seaduste muudatuste tulemusena on kõige rohkem pidanud kannatama maapiirkondade inimesed. Ja maapiirkondade all ma pean silmas neid piirkondasid, mis ei ole Tallinn, mis ei ole Tallinna lähiümbrus ega ole Tartu. Kõik väljaspool seda on maapiirkonnad. Maapiirkondadest on hävitatud kohalik elu põhiliselt sellega, et koolid on samm-sammult väiksema astme peale üle viidud. Esialgsed gümnaasiumid on muudetud 9-klassilisteks koolideks, seejärel 6-klassilisteks, siis 3-klassilisteks ja lõpuks koolid suletakse. Lastel ei ole enam kodu lähedal kooli, kus käia. Mõnes kohas peab laps hakkama bussiga sõitma 50 kilomeetri kaugusel asuvasse kooli. Maapiirkondades ei ole enam ettevõtlust. Võib-olla midagi veel on, aga see järjest hääbub ja just nimelt viimaste valitsuste otsuste tulemusena tootmisettevõtted kas lähevad pankrotti või lõpetavad tegevuse või viivad oma tegevuse üle pealinna. Maapoode enam praktiliselt ei eksisteeri ja seda seetõttu, et valimatult on võetud vastu kõiki neid niinimetatud Euroopa direktiive või siis on ise igasuguseid makse välja mõeldud. Arstiabi. Seda ei ole ju. Põhiseadus ütleb meile, et kõigil on arstiabi kättesaadav. Tegelikult ei ole ju. Selleks peab hakkama sõitma kuskile keskusesse, et arsti juurde saada. Ja ka siis ei saa, sest nüüd on ju see suund, et helistage ja arstiga te rääkida ei saa, saate pereõega rääkida. Erialaarstid on tehtud nii kulukoks kalliks täpsemalt öeldes ja kui on tõsisem tervisemured vaja välja selgitada, mis probleem täpselt on ja vaja on käia mitme erialaarsti juures, rahaliselt ei ole see võimalik. Samuti on ju maapiirkondades sissetulekud hoopis väiksemad. Palgatase on hoopis väike võrreldes Tallinnaga näiteks ja ministeeriumiametnike palkadega. Ometigi need samad ministeeriumiametnikud otsustavad, kuidas maal peab elama. Lisaprobleem. Ühistransport. Seda on kaootiliselt. On üksikud trassid, kus on buss liikumas. Samas on piirkondasid, kus bussi praktiliselt ei sõida. Mõnes kohas käib buss 2 korda päevas, hommikul ja õhtul. Mõnes kohas isegi lausa 3 korda. See on niisugune parem piirkond. Ja kõige selle olukorra keskel bussis ei ole lapsi kodu lähedale kooli võimalik viia, ei ole võimalik poes käia, sest poodi ei ole võimalik arsti juurde minna ja ei ole võimalik normaalset elu elada ilma, et oleks auto perekonnas. Kehtestab meile valitsus automaksu. Mis see muud on või maapiirkondade elanike mõnitamine, mahasurumine. Ma ühest küljest saan aru ka, miks selline prioriteet on valitsusel. See järjepidev tegevus. Maainimestel on enamusel oma elamine nii-öelda. Nad suudavad ise oma aiamaal kasvatada
palju toitu. Neil on oma kaev, kus nad saavad joogivett ja nad saavad oma toa soojaks kütta puudega. Nende esmavajadused ei ole sõltuvad linnapea tahtest või valitsusjuhi tahtest. Nad saaksid hakkama. Ja see on tänase valitsuse jaoks probleem. Inimene peab olema sõltuv. Nemad otsustavad, kui soojas toast te olete, nemad otsustavad, palju te vett saate juua ja millist vett. Ja nemad otsustavad, mida te sööte ja kas teil on õigus seda süüa ja mis hinnaga te seda ostate. Ja seetõttu selline materdamine tõenäoliselt toimubki. See on väga-väga masendav ja veel kord tuletan meelde. Sinnani me oleme jõudnud tänu nendele erakondadele, kes on Reformierakonna koos valitsuses olnud. Lisaks loomulikult see rohepööre, mis on kohati kõikide põhjus, nende probleemide põhjus, aga sellega kaasneb veel see. Siin Jõgevamaal näiteks Põltsamaal on see probleem. Lisaks sellele, et tal on tervist kahjustav mõju, see rikub ka elukeskkonda selles mõttes, et selle piirkonna kinnisvara hinnad langevad. Keegi ei taha ju selle tuuliku juures elada. Need kohad, kuhu ei plaanita panna tuulegeneraatorid üles, tehakse põldudele päikesepargid. Ja see viib ka kinnisvara hinnad alla. Sõnade poolest küll, jah, valitsus räägib, et noored minge maale elama ja maal on hea elada, aga tegude poolest, faktiliste tegude poolest tehakse kõik, et maal oleks elu võimatu. Et sinna ei saaks lastega minna, et seal ei oleks võimalik elada. Ma ei räägi veel sellest, kuidas valitsus ei suuda kuidagimoodi, ei taha tagada seda, et emad saaksid oma lastega kodused olla, sest valitsus tühistas koduste emade sotsiaalmaksu ära, et seda riik ei maksa. Ma ei räägi sellest, kuidas meie laste vaimset tervist rikutakse, ma ei tea, 20–200 sooga, kuidas kogu aeg nendel vaimset terrorit tehakse. Ja tuletan meelde, nendes tegudes pole kunagi olnud osaline EKRE. Sest meie ei ole selliste asjadega nõus. Me oleme siiamaani olnud ainuke erakond, kes mõtleb ka inimestele. Oleme väga südikalt võitlenud selle eest, inimeste põhiõiguste eest. Ajanud näpuga järge põhiseaduses ja nõudnud, seda peab täitma. Meil on meie õigused. Aga üksi on seda raske teha. Kulla inimesed, see, et valitsus neid niimoodi materdab ja survestab, paneb teile koormusi peale. See on selle eesmärgiga, et ei jõuaks mitte millelegi iga päev muule mõelda, kui ainult sellele, kuidas toime tulla. Sest nii on nendele hea. Aga Eesti on alati väga sitke rahvas olnud. Ärge laske ennast maha suruda. Jah, ma mõistan, et on raske. Ma saan aru, aga ärge laske neil võita. Te peate võitlema enda eest, te peate teadma oma õiguse, te peate teadma, et teil on õigus oma maale, mida nüüd ju maksustatakse. Kodualune maa läheb maksustamisele, kõik teie maad. Igal talul on oma hoov, mille eest te hakkate maksma. Ja nüüd on see koht, kus igaüks peab mõtlema, kui palju minust on eestlast. Ja aeg on ärgata. Peate selle selgru endas leidma ja valimiste ajal mitte ütlema, et ma ei hakka minema, sest nagunii midagi ei muutu. Seni kaua, kuni teie valimas ei käi, ei muutugi midagi. Te lasetegi endale kõike seda teha, mida nad tahavad. Teie ülesanne ja teie võimuses on valimistel minna valima õigel valimiste päeval, hääletada sedeliga ja valida EKRE, sest siiani on EKRE olnud ainukene erakond, kes mõtleb ka üksikisikule, kes saab aru nende muredest ja saab aru nendest probleemidest ja ei ole nõus sellise rahva terroriseerimisega.